Näib, et Eestis saavad rikkad üha rikkamaks ja madalama sissetulekuga inimesed tunnevad end üha vaesemana. Ka hiljutine SEB panga poolt läbi viidud uuring toob välja, et viimase aasta jooksul on suurema sissetulekuga inimeste olukord oluliselt paranenud. Seevastu väiksema palgaga inimeste rahalise olukorra halvenemist on soodustanud lisaks üldisele hinnatõusule ka riigi maksupoliitika. 4 aastaga on riigikogulaste palk tõusnud 44%, ulatudes täna 6321 euroni. Tartu linnapea palk on sama aja jooksul kasvanud 91,1% ja on täna 8600 eurot. Tallinna linnapea töötasu on 9617 eurot, mis tähendab, et 4 aasta jooksul on see tõusnud kokku 58%. Keskmine palk erasektoris on praegu 1841 eurot ja keskmine palk avalikus sektoris on eelmise aasta andmete põhjal 2264 eurot. Palgakasv siin jääb 4 aasta jooksul kokku umbes 40% juurde. Kui palju on teie palk viimase 4 aasta jooksul tõusnud? Kui on? Ja midagi on, aga protsendis ma ei oskaks öelda. Oli selline märgatav tõus, et tundsite ka ikka või oli selline? No ikka oli märgatav, jaa. Oli märgatav. Ei ole. Aga uuest aastast pidi tõusma. Palju või? Palju ei. Mitu protsenti? Oi, ma ei teagi, sendid ainult. Ei ole. Kohe kindlasti mitte. Selles suhtes, et tore on ühega koos elada nüüd. Et enne üksind oli veidi raskem kui nüüd temaga. Aga olude sunnil elategi koos või? Et oleks majanduslikus mõttes kergem? Jah, et oleks mõlemal lihtsam. Natukene. Mis see protsent võiks umbes olla? 4 aasta jooksul kokku. Jah. 15 äkki. On irooniline, et kuigi Eesti tahab kõiges eeskuju võtta Soomest ja Rootsist, siis meie majandusmudel on pigem sarnane Ameerikale. Ehk selle asemel, et Põhjamaade eeskujul rikkust ümber jagada, soodustab meie valitsus oma poliitikaga pigem ebavõrdsuse kasvu. See on selline peenbalansseerimine valitsustel, sest me tahame järjest rohkem teenida ja kui me rohkem ümber jaotame, siis meie teenimiskiirus või nii-öelda rikkuse kasvu kiirus paratamatult kahaneb. Eestlaste toidukorv on üle 5% kallim Euroopa Liidu keskmisest. Me maksame oma toidu eest umbes sama palju kui belglased ja rootslased, kelle palganumber, nagu me teame, on märgatavalt kõrgem kui meil. Peab valima, mida osta, mida mitte osta ja nii edasi valid kas saia või majapidamistoodete vahelt. Et teinekord ongi nii, et kui nõudepesuvahendit on vaja, et siis jääb sai ostmata. No, tulebki nii välja, Et 2 last on, aga et lapsed saaksid oma asjad, siis võtab mingi arve pealt kokku jälle kuskilt, enda pealt võtad kokku ja. Et toiduhinnad on kõrged ja seda, mida tahaks sageli osta ei saa, näitab muuhulgas ka see, et avalikel tasuta toidujagamistel ja ka toidujagamiskappide juures käib järjest enam rahvast. Kõige rohkem märkame seda oma avalikel ausatel jagamistel. Avalikud ausad jagamised on siis sellised õhtused tegevused, mille käigus me oleme inimesed kokku kutsunud ja jagame välja samal õhtul päästetud toidu. Ma olen kuulnud jagajate käest, et numbrid on juba läinud üle 100, et 120 inimest, et need on nagu päris suured numbrid. Foodsharing Tartu Facebooki grupis on märgatavalt kasvanud ka nende inimeste arv, kes teevad postitusi paludes toiduabi. Hei, et mul on nagu kuu lõpp ja ma tahan panna mingi lapse saia siis, ma ei tea, mustikaid või marju, ütles kellelgi on, et mul tõesti ei ole võimalik neid osta või mul on kõht tühi, et palgapäev on alles 2 nädala pärast, et kas kellelgi oleks midagi anda ja tihti on need kommentaarid anonüümsed. Uuest aastast kaob maksuküür, selle kaotamine suurendab sissetulekute ebavõrdsust veelgi, sest sellest võidavad kõige enam suurema sissetulekuga inimesed. Netotulu osas võiks see ebavõrdsust suurendada ja eeldatavalt võiks see mõju olla suhteliselt ulatuslik, et loomulikult me praegu ette ei saa seda simuleerida, milline see tegelikult nagu olema saab, et me täpseid numbreid ei tea, aga võrreldes näiteks teiste maksumuudatustega, mis siin viimasel ajal on tehtud, on see kindlasti ulatuslikum. Mida teha, et majanduslik ebavõrdsus Eestis täistuuridel ei süveneks? Tegelikult on üks asi küll, mis on pikaajaline relv ebavõrdsuse kasvu vastu ja see on üllatus hariduspoliitika. Ja me peame väga jälgima Eestis, et meie haridus on kõigile kättesaatav, sest see ei tekita meil selliseid klanne ja sellist slummi kuskil. Ja võib-olla isiklikult igale ühele soovitakse, et ikkagi õppige ja kasutage tehisintellekti ja ärge jääge koju istuma ja ärge lõpetage õppimist ükskõik kui vanad te olete, sest see on ainus garantii, et teie palk kasvab.